Recording. Nii, tere. Mina olen Katrin Punga, transiiditeenuse juht ning täna me tutvustame teile NZS-süsteemis, äh, kuidas volitatud kauba saajad saavad lihtsalt ja kiiret ajutise ladustamise deklaratsiooni koostada. Et me tegime sellise uue lahenduse, et võimalikult kiiresti ja andmeid taaskasutades tekitada süsteemi NES ajutise ladustamise deklaratsioon. Ja miks me seda tegime? Seda just selle tõttu, et tagada tollitoimingute järjepidevus ja järelevalve ning ka seadusandlus toetab meilt, et kogu teabevahetus ettevõtjate ja tolli vahel peab olema elektroonne. Et täna on meil volitatud saajatel lubatud transiidi lõpetamisel võtta kaupu vastu arvestuskandega, aga see arvestuskande info ei ole tollile kättesaadav. Ja selle tõttu me pakume sellist lihtsamat varianti, et need, kellel on olemas terminalid, need saaksid võimalikult lihtsalt kasutada transiidi andmeid ja tekitada ajutise ladustamise deklaratsioon. See muudatus kahjuks ei puuduta neid, kellel on tolliladu või vabatsooniladu, et ainult neid, kellel on tolliterminalid. Ja selle muudatuse me tootestame koos NZS-i faas 6-ga, mis on siis impordi tollikontrolli süsteemiga liidestus, et saab ka NZS-is esitada sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid. Ja see on meil plaanis siis 16. august. Millised võimalused üldse on ajutise ladustamise deklaratsiooni esitamiseks? Et tõin kõik need 4 varianti siia välja, alustades siis kõige manuaalsemast ja automaatsemaga lõpetades. Esimene võimalus on minna süsteemi NES ja alustada käsitsi ajutise ladustamise deklaratsiooni tegemist. Võimalus on ka NES-is tõmmata transiidi andmeid ehk taaskasutada neid andmeid. NES-is märkida siis MRN ja transpordidokument, transiidi MRN-i märkida ja süsteemi, et see tuleb NZS-ist. Ja, valik on see transiidi deklaratsioon, eelnev dokument ja siis on MRN. Ja siis tõmmatakse NZS-i andmed kohe NES-i. Nüüd see uus variant on siis see 3. siin, kus NZS-is transiidi lõpetamisega samal ajal esitades mahalaadimisraportit on võimalus koostada, saata andmed NES-i, kus siis ajutise ladustamise deklaratsioon aktsepteeritakse. Ja 4. variant on selline, et kui volitatud saaja on teinud transiidil saabumise ja 3 päeva jooksul ei ole järgnevat toimingut protseduuri peale pandud, siis süsteem meil automaatselt genereerib selle ALD NES-i. Et sellised võimalused, ehk siis see suund on ikkagi sellele, et arvestuskanne asendada ajutise ladustamise deklaratsiooni esitamisega NES-is. Et see võimaldab meil teha järelevalvet ja ühe boonusena me saame ka võtta selle menetlusse, et kui meil on kogu see ahel teada, nähtav, et siis me saame ka case by case laagi aruannete esitamisest vabastada. Et see on üks boonus, mis sealt juurde tuleb. Et seda automaatset ALD-d NZS-ist alustada, et selleks on olemas meil eeltingimused, ehk siis tegemist peab olema volitatud kauba saajaga, kellel on ajutise ladustamise koht. Deklaratsioon on mahalaadimisel, ehk siis saabumine on juba tehtud ja deklaratsioon peab olema liigiga D1 või siis üks kaup liigiga D1, kui on see
segakaup, et on T2 kaup ja T1 kaup ühel deklaratsioonil. ja transpordidokument peab olema alamveokirja tasemel, et siis on võimalik seda doku-, dokumenti genereerida NES-süsteemi. et panin ka siia kaks pilti. ülemine pool on siis, ülemine pool on siis see mahalaadimismärkuste sisestamise kohta, nii nagu ta ka täna on. lihtsalt uus nupp tekib siia kõrvale, et koosta ALD ja esita. et võimalus on siis valida, et kas teha kohe ALD või siis panna esitan ja siis panna teises süsteemis, siis peab märkima siia järgneva toimingu. kui on see koosta ALD ja esita, siis järgnevat toimingut märkima ei pea. see toimub automaatselt, NES saadab meile järgneva toimingu numbri, et see alumine pilt on sellest, et kuidas see pärast välja näeb, kui see tagasiside meile NES-ist on tulnud. nii. ja siis veel nendest tingimustest, et ajutise ladustamise 90 päeva hakkab lugema siis transiitveo saabumise registreerimise kuupäevast. et see siis sõltub siis sellest, kas teete kohe ALD peale või siis, kui teil on aega 3 päeva, et siis tuleb see 3 päeva seal saabumisest on juba ajutisel ladustamisel. ja kui transiidil on erinevused ja need on mahalaadimismärkustega sisestatud, siis ALD koostatakse viimase versiooni järgi ehk siis, kus on juba erinevused olemas. et see läheb kohe viimaste andmetega siis ajutise ladustamise deklaratsiooni peale. ja kui nüüd hiljem tuvastatakse ajutisel ladustamisel need erinevused, et transiit on juba lõpetatud, siis need erinevused lahendatakse NES-is, et transiidile siis hiljem midagi ei panda. nii nagu ka täna. ja kui need tingimused automaatseks esitamiseks ei ole täidetud, siis tuleb alustada ALD koostamist NES-is. et siis annab veateate, et tingimused ei ole täidetud, et tuleb NES-i minna ja sealt andmeid tõmmata või siis käsitsi sisestada või mõne muu protseduuri panna. ja osa volitatud saajaid kasutab täna ka termi, et termis alates 16.08 ei pea ajutise ladustamise teateid esitama, et term sulgeme sügise poole, et kohe 16.08 ta kinni ei lähe, ta jääb vaatamisrežiimi, aga sinna neid ladustamisteateid enam ei esitata. uusi, just. ja siis ka see viimase punktina on siin ka kirjas, et kui terminalipidajad, kellel on siis need sissetulekud ja väljaminekud on NES-is kõik näha kenasti, et siis meil on võimalus vabastada nad laakaruannetest. aga see tuleb meil ülevaatamisel, et kõik kohe ei saa. et kui meil need terve see ahel on nähtav, et siis on võimalus see laakaruandlusest vabastada, et siis ei pea sinna esitama. et sellega sai see lühiülevaade ära antud, et me näitame ka süsteemides, kuidas see välja näeb. et me nüüd natukene vahetame, et ma panen endal mikrofoni kinni ja Maret võtab meil siit üle. nii, üks hetk, kohe panen kinni. nii, vist on kinni. nii, tere ka minu poolt. et ma siis näitan korra, kuidas see süsteemis konkreetselt välja näeb, ALD genereerimine. et praegu ma siis olen kliendina koolituskeskkonnas ja siin on deklaratsioon saanud oleku mahalaadimisel. ja siis on vaja volitatud kaubasaajale sisestada mahalaadimise märkused.
ja kui siit nüüd täita ära lahtrid, et kaup vastab deklareeritule jah, mahalaadimine lõpetatud jah, siis järgnevat toimingut ei pea lisama, vaid kohe võib vajutada siis nupule koosta ALD ja esita. Võib ka muidugi vajutada ennem kontrolli, kas kõik lahtrid on nagu õigesti täidetud. Aga kui nüüd siia nupule vajutada koosta ALD ja esita, siis automaatselt saab deklaratsioon oleku kaubad vabastatud ja, ja siia üldosa lahtrisse on siis NES-ist juba saabunud NES MRN number. Et tegelikult ongi nagu ühe nupuvajutusega on võimalik esitada ALD NES-i, kui kõik tingimused on täidetud. NES-i poole pealt või? mina näitan. Jah, tema. Ma näitan ka korra teist, et kui on erinevused, et kuidas siis näiteks deklaratsiooni täita. Ja täpselt samamoodi, et olek peab olema mahalaadimisel, siis on sisestada mahalaadimismärkused ja näiteks ütleme, et on erinevused, siis tuleb kindlasti ka erinevused sisestada. Praegu näiteks sisestame lihtsalt kaalu erinevused. Siis vajutame näiteks kontrolli. Ja nüüd ta näitab siin all, et on vaja täita veel mahalaadimise märkuste ja nüüd, kuna kaup on lõpetatud erinevustega, paneme kaup ei vasta deklareeritud, aga mahalaadimine lõpetatud. Ja täpselt samamoodi siis need erinevused lähevad otse NES-i, kui nüüd märkida, genereerida ALD ja jääb olekusse mahalaadimise märkused, deklaratsioon. Ja siin all on näha, et kaubad on liikunud NES-i ja on saanud NES-ilt viitenumbri. Et niisugune on NZS poolt genereerimine ja Leili vist nüüd näitab edasi. Teeme jälle. Nii, nüüd on kuulda. Väga hea. Minu nimi on Leili-Kristo Vald, et olen siis sisenemisformaalsuste süsteemi NES peakasutaja, et ma korra siis näitaksin ka NES-i poole pealt seda ajutise ladustamise deklaratsiooni. Nii, vist on näha, on ju? Väga hea. Nii, sisenemisformaalsuste süsteem eraldi ongi sisenemine, tollmenüü, sisenemine plokk, et kui võtta lihtsalt sisenemisformaalsused, et siis on ütleme, kõigi NES-i esitatud saadetiste selline koondvaade, et kas ta on siis tulnud sisenemise ülddeklaratsioon oli eelnev, ajutise ladustamise deklaratsioon, esitatud kauba esitamisteade on olemas, järgnev toiming, kas siis oli import, eksport, transiit, et kõik need järgnevad toimingud, et see on võib-olla kõigi nagu tollisüsteemide mõistes selline võib-olla ainulaadne koht, kus selline ülevaade tegelikult on, et kogu see ahel, ja kui ongi see kogu ahel on siin kenasti näha, et need olekud on ajutisel ladustamisel, tuleb järgmine toiming, on täielikult järgnevalt toimingul, ehk siis ta ongi see teatud mõttes see laagist vabastuse alus või eeldus, et meil siin tõesti on kõik järelevalveliselt on näha. Nüüd eraldi just ajutise ladustamise deklaratsioonid on eraldi menupunkti all ja mis meil just Maret siin esitas, et need on siin kenasti ka näha, et on loodud ajutise ladustamise deklaratsioonid
nüüd, mis siin on eraldi nagu tunnus, ütleme seal ajutise ladustamise deklaratsioonil, et teatud mõttes on meil nagu eriliiki ajutise ladustamise deklaratsioonid on, kui võtan siit eraldi otsingulahtri, et need profiilide pealt on vaadata võib-olla lihtsam, et nii-öelda klassikaline ajutise ladustamise deklaratsioon, kus siis eelnev on kas sisenemise deklaratsioon või mõni muu dokument, siis meil on manifestid, siis liikmesriikide vaheline ajutise ladustamise kohtade vaheline liikumine on G5-ga ja siis on tõesti eraldi transiidiga seotud ajutise ladustamise deklaratsioonidel on eraldi tunnus ka veel, et T1 ALD. Nüüd ajutise ladustamise deklaratsiooni sisestamisel NES-i poole pealt, et siin üks esimene valik oligi see nii-öelda käsitsi valik, ehk siis ma ütlen, et mul on ajutise ladustamise deklaratsioon, transiidi deklaratsioon. Ma siis sisestaksin selle MRN-i, et kui andmete päring ei õnnestu, siis mul tekib sinna avatud vaade, kus ma siis hakkan kõiki andmeid algusest peale märkima. Ja teine variant oli siis andmete tõmbamine. Nüüd mul on kadunud MRN, sekund. Ma kohe lähen, võtan uuesti oma MRN-i, kus ta mul kadus. Need on need asjad. Liiga palju klõksinud. Nii, hops ja jagame uuesti ekraani. Nii, nüüd mul on NZS-is siis transiidi MRN kaasas ilusti. NES-i poole pealt alustan ajutise ladustamise deklaratsiooni loomist ja mustand on loodud ja kõik siis transiitdeklaratsiooni peal olevad andmed on siia NES-i ajutise ladustamise deklaratsioonile üle toodud. Näiteks siin on koondveokirja sammul, et mis lattu meil ajutisele ladustamisele kaubad tulevad. Saadetise andmed on alamveokirja sammu peal, et kõik näha, transpordidokumendi number, tüüp, kauba kaali, veel kord kuvatakse välja eelnevat dokumenti, siis kaubaandmed on eraldi saki peal. Et eks neid erinevaid sakkide peal liikumisi või andmete kuvamisi, et eks neid siin saab NES-ist rohkem vaadata, aga kõik, mis seal transiidi peal oli, et on vajalikud ajutise ladustamise deklaratsiooni genereerimiseks, et need on üle toodud ja põhimõtteliselt ka, et ma võin ka kontrollin liigutust teha, esitan ja on ajutise ladustamise deklaratsioon loodud. Ja ongi. Ma ei teagi, kuidas ma kas siit NES-i poole pealt veel midagi näidata eraldi. Nii palju on, et meil on siis see ajutise ladustamise deklaratsioon ja nii-öelda kauba esitamisteade, nagu 2 ühes tegelikult on alati, sest meil on juba laos kohal ladustamine alustatud, et selles mõttes, et ta nagu loob ka 2 eraldi dokumenti ühe korraga, et ei pea eraldi ajutise ladustamise deklaratsiooni esitame, siis veel kauba esitamisteade, et need on mõlemad olemas. Nii, me saime kiirelt sellele poolele. Kas vahetame mikrofoni ikka ära? Räägi sa vist lõpne siis, et tõmbaks kokku. Tõmb mul otsa kokku. Et jah, et veel ongi, et see uus tutvustatud funktsionaalsus, praegu me tegime seda kõike koolituskeskkonnas, et meil on planeeritud siis tootestamine 16. august sellel aastal, et kus siis sisenemisformaalsuste poole pealt ka, et transpordiliikide lõikes või samm-sammult endale uutele süsteemidele üleminek, et ongi, et termist ka siis NES-i liikumine ja oskagi kohe midagi muud head tarka öelda. Kas kellegi küsimusi on tekkinud vahepeal? Chatis. Jah, ajutise ladustamise deklaratsiooni alla laadida
ma lähen kohe uuesti. Nii, nüüd ajutise ladustamise deklaratsiooni allalaadimine on iseenesest on siin, kui minna selle ajutise ladustamise deklaratsiooni MRN-i peale, et siin on XML-i allalaadimine, on täitsa olemas, saab alla laadida. Nüüd on see, et mida sellega võib-olla soovitakse edasi teha, et kas uuesti uut ajutise ladustamise deklaratsiooni esitada, et meil nagu NES-i XML-i me kuskil teistes süsteemides ei saa kasutada, on ju. Et see oleks siis, aga et XML faili allalaadimine NES-is on, et kui on ALD MRN-i peale vajutada, kohe üleval on näha. Ja et seda ALD-d NZS-is ei saa alla laadida. Ja, ainult NES-is, kui nii võtta, jah, ainult NES-is, jah. Ja siis on, kui alla laadida, uuesti üles laadida, siis ta on jälle ainult NES-i põhine, et kuskil mujal selle XML-iga ei saa opereerida. Selles mõttes, et see linkimine hetkel ei toimi, aga... See on meil töös. Juunikuus vist umbes võiks olla. Et kui need MRN-id meil on siin erinevates süsteemides, siis need MRN-idest saavad lingid, et saaks erinevate süsteemide vahel käia andmeid vaatamas. Ahah, impordi. Kui nüüd impordi tolli deklaratsiooni teha, siis on jah, ütleme niimoodi, et kui NES-ile viidatakse, kas on siis impordi puhul impulss, isegi kui on transiidisüsteem või AS, et NES-i puhul kindlasti arvestada kolme, ütleksin, et olulist faktorit, et NES-ile viitamisel on alati oluline märkida õige eelnev dokument. Kui me räägime NES-i ajutise ladustamise deklaratsioonist, on siis see dokumendi liik on N337, on ajutise ladustamise NES-is oleva ajutise ladustamise deklaratsiooni MRN ja transpordidokumendi number ehk see, mis on alamveokirja tasemel transpordidokument ehk et kui siin nüüd importi vormistada ja viidata, et eelnev oli NES-i ajutise ladustamise deklaratsioon, et see on 3 olulist numbrit, mida tuleb siis korrektselt viidata ja impulsi poole pealt ka, kui juba märkida NES-i ajutise ladustamise deklaratsiooni MRN või siis manifest, et siis impulss sellest saab aru, et kui on eelnev dokumendi liik ei ole õige valitud, et ta juba hakkab seal nii-öelda veateateid hakkab kuvama või suunama, et valige õige eelnev dokument, et siis tekib ka NES-i automaatselt kohe ka järgnev toiming ja see ajutise ladustamise deklaratsiooni järelevalve kõik on automaatselt lõpetatud, kui õigesti viidata teistest süsteemidest. Ehk siis vastus on, et tuleb NES-i ajutise ladustamise dokumendile viidata, mitte transiidile. Jah. Ehk siis on see ahel näha. Jah, siis on tervik pilt kõik. Võtta üks küsimus tuli. Loed see ette. Nii, kas XML-is on näha ALD MRN-i? Ma kohe piilun, aga ma tean, et see meil tuli, kas eelmine nädal tuli see vajadus, et me peame selle lisama sinna lihtsalt. Topeltkontroll. Kohe. Mõtleb. Ma tean, et seda ei olnud, ei ole, ehk see on meil lisatöö või täiendustöö, et me võtame selle ette ja et me lisame XML-i selle, kas siis ajutise ladustamise deklaratsiooni või manifesti MRN-iga, ma saan aru, et see on see vajadus. Tuleb lisada. Nii, dokumendi ajutise ladustamise deklaratsiooni ei tulegi.
panemegi Post-Transmood, kui tahame importi tellima minna. Selles mõttes küll, et ma ei tea, et kuidas ta on NES-süsteemis on eraldi dokument olemas, lihtsalt tuleb õigesti viidata. Aga jah, et impordi jaoks ongi tõesti need viitenumbrid, eelneva dokumendi liik, MRN ja transpordidokument. Et need on vajalikult impordi vormistamiseks. PDF-i ja iseenesest ei ole vaja küll kaasa anda. Nii. On veel tekkinud küsimusi? Et alati saab meie poole ka pöörduda. Ma panen siia chati igaks juhuks selle siis NES info e-posti aadressi ka, et nii, et kui NES-iga seoses küsimusi on. Aga võib ka NZS-i meililistile panna, et me suuname siis edasi. Ja. Ikka saame, kui lisaküsimusi tekib siin. Aga siis tõmbame kokku täna ja siis paneme selle salvestusega kodulehele ülesse, saadame selle kohta ka kirja. PDF on muidu NES-ist võimalik küll alla laadida, aga see on jah, see võib-olla klientide omavaheline suhtlus või kuidas on seda PDF-i kaasa vaja anda, et tolli poole pealt ei ole seda vajadust, et see PDF peaks kuidagi paralleelselt nagu kaasa liikuma. Võib-olla klientidel on ootus, et see tuleb, et siis võib-olla ma korraks näitan ka siis, kus see PDF on. Et kui seda tuleks, on vaja alla laadida, lähen uuesti näiteks manifesti listvaade, et siin on nüüd, ütleme, paar käeliigutust on võib-olla rohkem, et kui XML-i allalaadimine oli kohe siinsamas selle deklaratsiooni peal, siis PDF-i jaoks tuleks minna transpordidokumendi lehele, alamveokirjad ja transpordidokumendi lingile avaneb saadetise vaade, siin on koostan PDF. Tehniline viga. See on see klassikaline koolituskeskkond ja presentatsioonid, aga siin ta on olemas ja ta tegelikult tootes toimib. Jah. Nii. Ootame veel natukene, äkki tuleb veel küsimus. Et meil selle PDF-i peal olid ka teatud parendused, et võib-olla järgmine nädal läheb tootesse, et seal oli saadetise kaalu kokku vist ei kuvanud, et paar asja on siin natuke välja tulnud, et eks me neid ikka parandame jooksvalt. Nii, aga siis võtame kokku. Aitäh ja paneme selle ülesse ja saadame ka laiali lingi. Ja järgmine kolmapäeva kohtume uuesti, kes tahab sisenemisdeklaratsiooni kuulama tulla. Ja järgmine kolmapäeva anname siis selle teise poole, mis meil 16.08 läheb tootesse. Et see on ka olemas meil kodulehel see link, kust saab ennast registreerida. Et olete oodatud ka sinna. Aga aitäh! Jah. Täname kuulamast. Jah.